See video selgitab, kuidas sa saaksid lõpetada neid reaktsioone, kus metall reageerib kas veega või lahjendatud hapetega. Selleks, et otsustada, kas metall reageerib veega või lahjendatud hapetega, kasutatakse metallide pingerida ehk aktiivsusrida. Ja metallide aktiivsusreas on lisaks metallile ka vesinik. Ning need metallid on pandud siis sinna ritta selle alusel, millised on nende redutseerivad omadused, ehk siis kui kergesti nad loovutavad ära oma elektrone. Pingerea alguses on aktiivsemad metallid, need reageerivad lihtsamini, nad loovutavad kergemini oma elektrone ära ja pingerea lõpus on siis vähem aktiivsemad metallid. Need on need, mis oma elektrone nii kergesti ära ei anna. Esiteks vaatame siis reaktsioone, kus metall reageerib lahjendatud happega. Ja saaduseks on sellisel juhul sool ja vesinik. Nüüd, kuidas neid reaktsioone lõpetada? See on siis niimoodi, et pannakse kokku nii-öelda pluss ja miinus. Kuna metallil on omadus loovutada oma väliskihi elektrone, siis saadustes tekib temast positiivse laenguga katioon. Ja positiivne läheb alati kokku negatiivse jooniga ehk sellega, mis on happe sees happeannioon. Vesinikul on positiivne laeng ja ta käitub selles reaktsioonis oksüdeerijana. Ja selle tulemusel moodustub siis lihtaine vesinik. Nüüd, kui vaadata pingeritta, aktiivsusritta, siis kõik need metallid, mis on pingereas vesinikust eespool, reageerivad lahjendatud hapetega. Niimoodi, et saaduseks on sool ja vesinik. Lämmastikhappe võib reageerida metallidega, mis on pingereas vesinikust eespool ja ka nendega, mis on pingereas tagapool, isegi siis, kui ta on lahjendatud. Sest lämmastikhappe puhul ei ole mitte oksüdeerijaks vesinik, nii nagu teistel hapetel, vaid hoopiski happeannionis olev lämmastiku aatom. Aga vaatame siis konkreetseid näiteid. Esiteks siis magneesium reageerib anorgaanilise happega ehk soolhappega. Kuna magneesium on pingereas vesinikust eespool, siis reaktsioon toimub. Ja saaduseks on siis sool, ehk siis paneme need punased osad kokku, magneesium ja kloor ja kasutame ka laenguid või oksüdatsiooniastmeid, et aine tasakaalu panna. Magneesium on loovutanud 2 elektroni, oksüdatsiooniaste +2, kloriid on siis -1 laenguga ja rist indeks 2 alla, et ainevalem oleks korras. Ja teise saadusena tekib meil vesinik. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamiseks näeme, et siin saadusteks on 2 kloori ja 2 vesinikku. Lähteainetes on neid mõlemat 1, järelikult paneme kordaja 2 ette. Teise näite vaatame orgaanilise happe ja metalli reaktsiooni. Ja orgaanilistel happetel on siis tunnuseks alati COOH, kusjuures siis see vesinik, mis seal tavaliselt on ainevalemi lõpus, on siis happeline. Jällegi loogika on sama, ehk siis katioonid ja annioonid lähevad kokku. Ja saadusteks on siis orgaanilise happe sool, etaanhappe sool, raud, etanaat. Nüüd raua oksüdatsiooniaste, kui ta reageerib happega, lahjendatud happega, on alati +2. Ja nüüd orgaaniliste hapete happeannioon on alati -1. Ja sellepärast siin ainevalemis on lisatud ka see indeks 2 alla. Teise saadusena tekib vesinik ja reaktsioonivõrrandi tasakaalustamiseks tuleb ette panna kordaja 2. Teiseks vaatame siis seda, kus metall reageerib veega. Ja nüüd te näete, et need metallid, mis võivad veega reageerida siin aktiivsusreas,
on nii-öelda sinist värvi, ehk siis need on aktiivsemad metallid ja rohelist värvi, keskmise aktiivsusega metallid. Ja nüüd tuleb silmas pidada, et need sinised ehk aktiivsemad metallid annavad tavatingimustel juba reaktsioone ja saaduseks on leelis ja vesinik. Ja leelise me tunneme siis ära selle järgi, et ta koosneb metallist ja OH-st ja ta on veel vees lahustuv ka. Erandiks on magneesium. See reageerib tavatingimustel, kuid annab saaduseks oksiidi. Nüüd need teised metallid, mis on siin rohelisena märgitud, need reageerivad veega ainult kõrgel temperatuuril. Ja siis on saaduseks oksiid ja vesinik, ehk siis erinevus on hüdroksiidi ja oksiidi osas. Nüüd konkreetsed näited. Esimene näide, alumiinium reageerib veega. Kui reaktsioonivõrrandis ei ole kuidagi eriliselt ära märgitud seda, et reaktsioon toimub kõrgel temperatuuril, siis mõistetakse, et see reaktsioon toimub tavatingimustel ja nüüd pingeritta vaadates me näeme, et ta on keskmise aktiivsusega metallide seas, järelikult see reaktsioon tavatingimustel ei toimu. Ja tegelikult on see meile tuttav asi ka, et näiteks alumiinium on meil kasutusel fooliumina ja me teame, et foolium võib kokku puutuda veega küll ja tegelikult seda reaktsiooni seal ei toimu. Nüüd järgmiseks on alumiinium ja vesi ja kui reaktsioonivõrrandis on märge, et see reaktsioon toimub kõrgel temperatuuril, siis see reaktsioon toimub ja reaktsiooni käigus siis me näeme, et kõrgel temperatuuril olevad metallid annavad oksiidi, ehk siis alumiinium ja hapnik kokku. Alumiiniumi laeng +3, hapnikul -laeng ja ristiindeksid 2 ja 3, et aine oleks tasakaalus. Teise saadusena tekib meil vesinik. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamiseks tuleb meil vee ette kordaja 3 ja alumiiniumi ette kordaja 2. Ning nüüd 3 korda 2 vesinikku on lähteainetes, järelikult 3 korda 2 saadustes ka kordaja vesiniku ette. Viimasena vaatame me näidet, kus liitium reageerib veega ja pingeritta vaadates me näeme, et selles pingereas liitiumi pole märgitudki. Aga kasutades loogikat, et kõik esimese ja teise A-rühma metallid on väga aktiivsed, siis me teame, et liitium on väga aktiivsete metallide hulka kuuluv aine ja ta reageerib nii, nagu siin need pingerea alguses olevad metallid. Saaduseks on siis leelis. See tähendab, et liitiumhüdroksiid. Nüüd liitiumi laeng on +1, hüdroksiidil -1 ja indekseid selle aine valemile vaja ei ole. Nüüd teise saadusena tekib vesinik. Ja me näeme, et reaktsioonivõrrand on tasakaalus väljast ja saadustes on meil 1 + 2 vesinikku ehk 3 vesinikku ja me paneme siia ette kordaja 2, et saada saadustesse paarisarv vesinikke. Nüüd, kui me siia ette kordaja 2 paneme, siis me näeme, et liitiumi ette tuleb kordaja 2 ja vee ette peab ka tulema kordaja 2. Ja pole vahet, kas meil siin noole peal ei ole temperatuurimärki või on. Igal juhul kõrgel temperatuuril ja tavatingimustel liitium annab meil sellise reaktsiooni, kus tekib liitiumhüdroksiid ja vesinik. Need olid siis mõtted, mis ma tahtsin teiega jagada metalli ja happereaktsiooni kohta ning metalli ja vee reaktsiooni kohta. Aitäh kuulamast ja olge tublikesed!